Ja tere kõigile, suur rõõm on siin olla ja eriti ma pean ütlema, mul oli nii hea meel kuulata seda eelmist ettekannet Brüsselist. Ma elasin väga pikalt seal Brüsselis ennem, kui ma tulin Eestis tagasi selle aasta alguses. Ja ma pean ütlema, et see muutus, millest siin linnapea rääkis, see tõesti ongi olnud täiesti silmaga nähtav. Et see, et sul on viimaste, ma ei tea, aastatega, kuidas sellest linnast, mis oli üliautostunud, on siiani päris autostunud, aga kuidas on nii siis nagu linnavõimude kui arendajate, kui elanike koostöös tehtud hoopis teisi projekte, hoopis teistmoodi lähenete asjadele kui seni. Et see on olnud päris märkimisväärne, milline muutus seal Brüsselis on olnud. Et ma mitte ainult siin Euroopa Komisjoni esindajana ei räägi sellest, et Brüssel on hea, aga selle linna pikaajalise elanikuna võin ka öelda, et need muutused, millest rääkis, on tõesti kui päriselt inimeste elu seal paremaks teinud. Aga nagu Neeme ütles siis juhatuses, ma räägin teile Euroopa Bauhausist, aga sellest, et sellest täpsemalt rääkida, peame alustama ikkagi, et mis on meie suurimad väljakutsed praegu. Muidugi me sel aastal tegeleme enne kõike ja kõige kiiremas korras Vene sõjaga Ukrainas ja oleme võtnud kokku Euroopas kõik oma jõupingutused selleks, et aidata Ukrainal sõda võita. Aga samal ajal meil see kliimakriis ju kuskil ära ei ole läinud, et ka selle nimel töö kogu aeg käib ja tõepoolest see suund muuta kogu oma majandust, kogu meie toimimist tegelikult nii, et me oleksime keskkonnasõbralikud, et me ei eritaks rohkem kasvuhoonegaase, kui me suudame need ära absorbeerida, et me suudaks peatada seda kliimasoojenemist. Seda me teeme juba paar aastat, 3 aastat nüüd Euroopa Liidus, selle Euroopa roheleppe raames. Ja mis see roheleppe tähendab, on see, et me võtame valdkonna haaval kõik teemad, energeetika, tööstus, linnamajandus, ringmajandus ja vaatame, mida seal peab tegema ja meil on täpsed plaanid, siis mida igas valdkonnas peab tegema, seadusandlus selleks, et muuta seda nii, et seda kliimajalajälge vähendada. Ja Euroopa maailma mastaabis on mitte ainult nagu väga rikas ja haritud koht, aga ta on ka väga suure innovatsiooniga ja väga tööstuslik vastupidiselt sellele, mis meile nagu võib-olla meeldib mõelda. Et me saame näidata, et kui see rohepööre siin toimib, siis see on jälle midagi, kus teised saavad võtta õppust. Ja me saame näidata ka seda, et me ei pea otsima mingit kompromissi nagu ühelt poolt selle rohepöörde, teise poolt majanduskasvu vahel, et nad käivad käsi käes. Ja see on hästi oluline, seepärast see on see, mis meil aitab tegelikult seda ka inimestele arusaadavaks teha ja aitab ju leida neid uusi ressursse, mis on vaja selleks, et see ellu viia. Nüüd, kui me räägime sellest, mis teid kõige rohkem huvitavad, ehk siis hooned, ma eeldan, et teid siin huvitavad need hooned, siis hooned annavad meie kasvuhoonegaasidest 40%. See on rohkem kui kogu Jaapani majandus. Mõelge, mis on Jaapani majandus, mis on see tulemus, mida me sealt kõik ostame. Need annavad rohkem, meie hooned annavad rohkem neid. Nii et seetõttu üks esimesi strateegiaid, mille me selle roheleppe raames kokku leppisime, oligi see renoveerimislaine. Et meil praegu renoveeritakse kuskil 1% hooneid aastas, mida on ilmselgelt liiga vähe arvestades, mis on nende kliimajälg, mis on nüüdseks ka nende kulujälg elanikele või asutustele või ettevõtetele, kes neid kasutavad. Ja selle plaaniga ongi 53 miljardit tegelikult selleks eelarveperioodiks, et renoveerida hooneid ja Eestis läheb samamoodi suure hooga käima. Aga me vaatame siis seal rohepöördes, me räägime, eks ole, kas sellest renoveerimislainest või ringmajandusest või liikuvuse strateegiast. See on hästi kesksuse või selline kestlikkuse keskne. Aga pärast aasta seda, kui oli see rohepöörde poliitika juba käinud, tuli arusaam, et meil on vaja sinna panna juurde ka kultuuriline ja sotsiaalne mõõde. Et kuidas me saame seda rohepöörde elluviimist tegelikult teha nagu köitvamaks ja kättesaadavamaks inimestele. Ja see on see, sest ütleme, me teame seda võib ka ausalt välja öelda, et inimestele tegelikult ju meeldib, kui see rohepööre oleks neile mõistetav ja selline kena. Ja selles tuligi siia juurde siis see Euroopa Bauhausi projekt, mis nii nagu esialgne Bauhaus otsib neid lahendusi, et kuidas me vaatame, kuidas me
leiame neid lahendusi, mis on esteetilised, mis on kättesaadavad inimestele, mis on funktsionaalsed ja nüüd siis selle uue Euroopa Bauhausiks lisati ka see jätkusuutlikkuse mõõde. Ja eesmärk ongi, et me vaatame väga multidistsiplinaarselt, toome kokku keskkonnatööd, majanduse, kultuuri poole ja kombineerime disaini, kestlikkuse, juurdepääsetavuse, taskukohasuse, investeeringud, et aidata kaasa selle roheleppe saavutamisele läbi selle kultuuri ja disaini ja arhitektuuri poole. Sellepärast, et ilus ruum tekitab ilmselt alati inimestel rohkem omanikutunnet kui kole ruumi, mis siis, kui subjektiivne see hinnang ka kõik on. Et see on see, mille peale seal mõeldud on. Ja kui me räägime rahalisest poolest, siis konkreetselt nende Bauhausi projektide jaoks on kõrval pandud 85 miljonit eurot, aga mis tähendab ennekõike muidugi see ei ole nii palju ehitusraha kui raha, mis on selleks, et neid projekte suurendada, võimaldada. Aga meil on selged suunist ka selleks, et kui me vaatame paljudes muudes programmides, kas või regionaalarengu või struktuurifondid, mis Eestisse palju raha toovad, et ka seal oleks ette nähtud sellised kindlad sihtotstarbelised meetmed selle uue Bauhausi rakendamiseks. Ja rääkisime juba majadest, siis kui vaatame nendest elukeskkonna kavandamist ja see, mis see Brüsseli linnapeas hästi seletas, et linnade roll siin on muidugi ülioluline. Kui linnasid ja avalikku ruumi säästlikult arendada, siis see tulemus on mitte ainult keskkonnale kasulik, aga ka elanikele kasulik. Ja need väljakutsed, mis meil ongi, et ühelt poolt meil on 3/4 Euroopa inimestest elab linnades. Meil on, seal toodetakse 80% meie majanduse kogutoodangust, aga meil muidugi sealt tuleb ka väga suur hulk meie kasvuhoonegaasidest. Ja vaadata, kuidas need jälle kokku viia. Meil Eestis ja mujalgi, aga Eesti on selge, et meil on ka suur probleem nende kahanevate linnadega. Et selleks, et siis seda funktsionaalsust vaadata, on välja kuulutatud selline projekt nagu 100 kliimaneutraalset ja nutikat linna aastaks 2030. Seal me töötame 112 linnaga Euroopa Liidus ja väljaspool seda. Eestist osaleb seal Tartu, mille eesmärk ongi näidata, et see on tegelikult tehtav. Me saame muuta oma süsteemi ja see algab tõesti, kuidas kujundada linnaruumi, kuidas toimib kohalik transport, kuidas toimib jäätmekorraldus, kuidas on kujundatud linn, kuhu sa saad jala, kuhu sa saad rattaga. Ja eesmärk on näidata, et me suudame muutudes nendes linnades, Tartu on siis see, mis Eestist osaleb seal 2030. aastaks kliimaneutraalseks. Ja see näitab, jällegi see on sama nagu tavaliselt nende Euroopa projektidega, et kui sul on üks, kus on hästi toiminud, siis teised saavad seda aluseks võtta ja vaadata, kuidas seal paremini teha ja kuidas ka kaasata sinna siis ühelt poolt see, et see töö, et nendes linnades need asjad tehtud saaks, on selge. Me kuulsime seda ka eelkõnelejalt, et seal peab olema kaasatud kodanikud, linnavõim, ruumiloojad, aga vaadata, et sellest siis ja teadusorganisatsioonid. Nii et see on selline üks nendest headest eesmärkidest, mida me selle uue Bauhausiga teeme. Teine on, mis me nimetame craft, Creating Actionable Futures, mis on 60 linna tulnud seal kokku võrgustikku, mis jälle näitavad seda, kuidas me mis toimetavad selle nimel, et kuidas me saame arendada neid linnakeskkondi, mis parandavad kõigi kvaliteete, just näidates, kuidas need uuenduslikud koostöömudelid toimivad. Kuidas tuuakse kokku kodanikud, kuidas tuuakse kokku huvigrupid ja linnavõim. Seal kahjuks Eestist ei ole ühtegi osalejat, on Lätist, on Soomest, aga ma arvan, see on sama jälle, et kord, kui see võrgustik nagu käima läheb, siis sealt saab häid ideid, et see sul on üks selle Euroopa Liidu väärtus on, kui tulevad kokku erinevate, ma ei tea, sama teemaga tegelevad inimeste erinevatest riikidest, siis jah, me ei saa üle kanda omale seda, kuidas Hispaania maju renoveerib, sest meil on siin hoopis teised väljakutsed, aga mingites sellistes muudes teemades on jälle see, et sa kuuled, kuidas keegi teine on lahenenud asja nii, et sa ei ole selle peale ise mõelnudki, sellest on alati kasu. Ja sellest nagu koostegemise loogikast siis nüüd juba 2 aastat järjest on valitud välja 5 sellist, nimetame neid tuletorni projektideks, aga projektid, mis saavad 5 miljonit eurot selleks, et näidata, kuidas siis need integreeritud lähenemisviis aitab kaasa selle roheleppe
elluviimiseks läbi nende uue Bauhausi põhimõtete. Ja siin jälle, kahjuks Eestis projekt ei ole, aga on Lätist, kus on näidatud, kuidas just arhitektuur ja disain aitavad jõuda ringmajanduseni. See on ju see, mida me peame silmas pidama, et ka mille nimel me seda teeme. Nii et samamoodi veel rääkida, mis projektidest me teeme. Üks nendest on Euroopa Bauhausi kohalike algatuste toetamine, mille eesmärk on aidata omavalitsusi, kus elab alla 100 000 elaniku. Siin on meil taas CESIS, Aluxne on osalejad, kelle eesmärk ongi ühelt poolt Aluxnes on just projekt, kuidas saab neid militaarobjekte, mis sinna jäänud on Nõukogude okupatsioonist, kasutada ära siis turismi ergutamiseks seal Aluxnes. CESISel sama jälle selline koosloomeprojekt. Aga et ei muretseks, ka Eestist on saanud väga hea projekt auhinna või märgitud ja see on just sellel teemal, et kuidas me muudame seda mõttemaailma ja et kuidas me saame lahti nendest halvadest, ütleme minevikuharjumustest, kahjulikest tegelikult meie tervisele. Ja selleks on Tartu autovabaduse puiestee. See sai oma möödunud aasta töö eest ära mainitud just selle Euroopa Bauhausi auhindade jagamisel. Sellepärast, et see näide sellest, tean, et Eestis on siin erinevad arusaamad sellel teemal, aga näide sellest tegelikult on päris kujundlik, et me natuke nagu see, mis selle Brüsseli kas või nende koolitänavate projektiga, et me peame, see arusaam jälle, et alati on nii tehtud, teeme niiviisi edasi, no sellega väga hästi edasi ei saa, et siin on ja see roll muidugi, mis kohalikel omavalitsustel ja riigil on selleks, et aidata neid planeerimisi hästi mõistlikumalt teha, et kogu see regulatiivne protsess, mis puudutab projekteerimist, mis puudutab ehitusprojekte, oleks võimalikult julgustav ka selleks, et mõelda sinna kogu nii see kaasamine kui rohepoolelka on hästi oluline ja selle peal töö käib. Aga et ei arvaks, et ma räägin siin ainult eelmistest projektidest, kus juba Läti ja Soome on nii palju auhindu saanud, siis ma tahan teile julgustada teid osalema ka sellisel Euroopa linnaalgatuse projektil, mis on EU Urban Initiative, mille eesmärk ongi jagada laiali või leida projekte, millele anda igale projektile 5 miljonit eurot, kokku on seal 50 miljonit ja see, ütleme, see oli vist hange, kuidas ta öeldaksegi, see algatus on alles avatud, sinna saab kuni jaanuarini oma neid kuidas ta öeldakse, oma ettepanekuid saata, mille peale saada siis oma projektile seda toetust. Et vaadaks ta kindlasti, see on European Urban Initiative, mille eesmärk on jälle, et kuidas me saame kujundada linna piirkondades ühtsemaid ja terviklikumaid teenuseid. Et mul endal on selles töös, kus ma nüüd praegu olen siin Eestis Euroopa Komisjoni esindajana, suur rõõm käia hästi palju Eestis ringi. Ja see töö, mis linnaarhitektid teevad, siis ma siin tahaks tingimata välja tuua. Teil hiljem räägib Tõnis Tartust, mis ongi juba siin ka selle Euroopa Bauhausi projektis saanud äramainimise, aga käisin eelmine nädal ka Valgas, kus kohtusin sealse linnaarhitekti Jirži Tinteraga. Et see töö, mis tegelikult kohalikul omavalitsusel on selleks, et ruumi muuta, on niivõrd oluline, see vastutus, et see annab võimaluse tegelikult ka teha hästi, et neid näiteid on meil küll, et ma arvan, peamegi vaatama, kuidas seda saab laiemalt üle kanda erinevatesse meie linnadesse ja meie ruumidesse. Nii et vaata, minu aeg on täis saanud, aga ma tänan teid, et olete siia tulnud üldse mõtlema nendele teemadele kaasa, sest see, ma arvan, praegusel ajal meil ongi raske, me vajamegi mingeid positiivseid projekte samamoodi ja mis meid natuke ergastaks ja paneks vaatama, et mida saab paremini teha. See uus Euroopa Bauhaus on siis tõepoolest oma olemuselt selline idee, mis aitab seda rohepööret viia inimesteni, aitab meie enda elukeskkonda paremaks teha ja teeb seda nii, et loodetavasti sellest tulevad ka mitmed uued projektid ka lõpuks Eestisse. Suur aitäh teile! Aitäh! Aitäh! Aitäh, Vivian!